Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nagu te näete, siis mul on siin uus taust ja uued kaardid. Need on kassi taro kaardid. Meid on sellesse Musta kassi taro peresse kogunenud juba 150. Ja sellise kaardipaki ma loosin välja kanali tellijate vahel siis, kui meid saab kokku siin 250. Siis saab keegi teist uue kassitara kaardipaki omanikuks. Aga sellest kõigest ma räägin lähemalt siis, kui see aeg sinnamaale jõuab. Aga nüüd vaatame, mis siis selleks nädalaks kaardid teile räägivad. Esimese kaardina on teil siin mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel räägib sellest, et teil peab olema plaan. Enne tegutsema asumist tuleb teha plaan. Ja kuna siin on väljas ka mõõkade kuninganna, siis mõõkade kuninganna räägib seda, et te võiksite või peaksite jääma nagu oma plaani juurde enda eesmärgile kindlaks. Teil on siin pisuke vastuseis. Ma ei tea, mida te olete plaaninud, aga teil on nagu selle plaani teostamisel vastuseis. Et ma näen siin mõõkade 5. Mõõkade 5 on otsene võitluse kaart, aga see kaart räägib ka seda, et te võite võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et sellepärast ma nagu soovitan, kui on võimalik, siis ärge nagu väga suurte jõududega peale tungige ja enda arvamust või seda plaani läbi suruge nagu jõuga. Et te võite ju selle võita ja see plaan võib hakata teostuma, aga võib-olla on selle võidu hind liiga kõrge. Et see on nagu pigem selline hoiatuse kaart. Aga siin on ka sauade 9. Sauade 9 räägib sellest, et teil on olemas tegelikult kogu see jõud ja tarkus. Vot seista iseenda nagu ideede eest, enda plaanide eest. Kaart ise räägib sellest, et te olete suitsu sees ka joostes võimsam, kui te ise oskate arvata. Et no vaat see on niisugune keeruline küsimus, et mõõkade kaardid, nii see rüütel kui kuninganna ütlevad, et tehke plaan ja jääge sellele kindlaks. Aga kuna ma näen siin ka vastuseisu, siis olge kindel oma plaanis, aga ärge seda nüüd väevõimuga läbi suruma hakake. Võib-olla toovad järgnevad nädalad selgust sellele ja saab kuidagi lihtsamalt. Siin alumises reas on müntide 2. Müntide 2 räägib tasakaalust. Tasakaalu leidmises. Minu jaoks tähendab see töö ja puhkamise vahelist tasakaalu. Et see on nagu see, et kas ma raban tööd teha, nagu nii, et on kohe tehtud, või siis ma vahepeal puhkan ka. Ja kuna siit edasi tuleb kohe müntide 8, müntide 8 on tohutu töö tegemise kaart. No see on nagu selline pühendunud töö tegemine, viimase detailini lihvimine. No inimene lihtsalt on nii töösse pühendunud, nagu absoluutselt kõik tahab ära teha. Selles nädalas tahab kõik ära teha, mis on teha olnud vaja ja no üldse mitte mingit puhkust endale ei luba enne, kui see kõik on tehtud. Ja ka viimane kaart on müntide kaart ja see on müntide 7. See on jälle selline kaart, mis räägib sellest, et nüüd, kui teil on töö tehtud, on aeg pisut pidurit tõmmata, puhata ja oodata. See on niisugune kannatlikkuse kaart. See kaart õpetab meid kannatlikult ootama oma töö vilju. Et selle töö vilju, mida teie siin hoolega nüüd olete teinud, kas sellel nädalal või juba enne seda, olete rabanud ja teil on mingid uued ideed.
mis veel ei teostu või millele on nagu vastuseis. Kuna ma ju täpset olukorda ei tea ja teid on palju, ei ole üks ega kaks jäära, kes mind kuulab, teid on palju, siis teie elus on olukorrad ka väga erinevad. Et ma näen siin seda, et seiske enda seisukohtade eest, aga ärge suruge neid jõuga läbi, oodake. Et see viimane kaart on kannatlikkuse kaart, õpetab meid kannatlik olema. Et olge siis kannatlik ja oodake seda tulemust, et te olete oma töö ära teinud. Ja te peaksitegi nüüd võib-olla natukene puhkama, ehk üle töötada ka ei tohi. Et ma olen seda ka väga palju korrutanud, et me kipume selles töörattas olles kodu ja töö ja kodu, vahepeal poodi jälle tööle, jälle koju. Me kipume iseennast ära unustama. Selle unustame ära, et me oleme tegelikult inimesed, meil on vaja vahepeal puhata, akusid laadida ja perele pühenduda, võib-olla märgatagi lähedasi rohkem enda ümber, et eks see kannatlikkuse kaart õpetabki meile seda, et kõik ei keerle töö ümber. Kõik ei keerle, kogu elu ei keerle ka raha ümber ja raha on meil kõigil vaja. Ja ilma rahata ei saa selles maailmas mitte midagi. Mina saan sellest väga hästi aru. Aga selle raha nimel ennast vigaseks töötada ka ei ole mõtet. Et leidke see tasakaal ja oma uute ideedega jääge endale kindlaks. Teil on suurepärased head ideed ja teil on ka see jõud, sisemine jõud, need ellu viia. Lihtsalt ainult see mõõkade viis on natukene see, mis ettevaatlikuks teeb, et ei suruks liiga tugevalt läbi oma seisukohti selles mõttes, et ei suruks peale midagi, et nii tugevalt, et te pärast peate kahetsema. See ongi ainukene ettevaatus selles, lihtsalt natukene ettevaatust. Et ei teeks liiga teistele, et pärast ei peaks kahetsema. Aga muidu, kõik on väga tore. Tehke tööd, puhake, leidke see tasakaal. Teil on uued ja huvitavad ideed. Viige need ellu. Seiske nende eest, et ärge laske endast ka üle sõita. Ja nautige siis seda puhkuse aega, mis teil, ma loodan, et tuleb. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like. Pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.